Ja tuletan kõigile siis meelde ka, et küsimusi saate ka küsida ja ma katsun jooksvalt ka neid siit Slido keskkonnast võtta, ehk siis slido.com ja pilvepaev on see märksõna ja sealt siis valige sealt ka nüüd taaskord see pealava alla küsimus esitada, et ma ei hakkaks siin Kristjani küsimusi esitama, mida tema teises saalis peab esitama. Aga saame alustuseks tuttavaks ka, kuna me räägime hukukindlusest, siis mis on teie seos, kes te olete ja mis on teie seos hukukindlusega? Palun. Ja, Erik Janson, Justiits-Digiministeerium, vean siis IKT baastaristu üksust seal. Ja kui nüüd hukukindlusest rääkida, siis minu tiimi vedada on siis üleriigiline hukukindluse projekt. Aitäh! Raivo Leesi, Kemit, olen taristuvaldkonna juht. Minu vastutada on siis teenuste majutus ja tagada nende hukukindlus. No nii, tervist, Tarmo Hangariia, täna peaarhitekti rollis. Ja meie asutus on hukukindlusega üsna otseselt seotud, et meil on täiesti juhuslikult ilge hunnik keskseid teenuseid, kogu EID ökosüsteem, samamoodi XT ja kõik muu, nii et me oleme eluliselt huvitatud sellest, et meie teenused oleksid hukukindlad. No katsume alustuseks siis ikkagi ära defineerida või et me räägime ühest asjast, et mis asi see hukukindlus üldse on, et kas see on siis lihtsalt öeldes see, et kui me tõmbame juhtme seinast välja, et siis me ei jääks, ei tuleks pimedus. Tarmo võib-olla. Me oleme enda majas seda hukukindlust niimoodi defineerinud, et meie kriitilised süsteemid peavad olema võimelised toimima ka siis, kui üks andmekeskus võtab juhtme seljast välja. Ja see peab olema lõpptarbija jaoks eelistatult nähtamatu. Või kui ta toob mingisuguse katkestuse kaasa, siis see peab olema väga mõõdetud aja vahemikus. Meie defineerime seda niipidi. Raivo? Me defineerime täpselt samamoodi, aga mis ma ise tunnetan, et erinevad inimesed tunnetavad hukukindluse terminit täiesti erinevalt. Kas see on probleem, et siis ei räägita tegelikult ühest asjast? See on probleem ja see ei ole probleem, et ühest küljest on hea, kui inimesed ise mõtlevad, mis on nende teenuse jaoks oluline. Kui see kuskilt kõrgemalt poolt tuleb, siis on mingi teine riigikord, et sihukest me vist ei taha. Ja, Erik? Ja, senini on olnud toimepidevuse teema, et kui elekter läheb ära kusagil andmekeskusest lühikeseks ajaks, andmekeskusele kätte saadav sideprobleemid. Nüüd see, millest me täna hukukindlusest räägime, on ennekõike siis võime pakkuda riigile kriitilisi, olulisi teenuseid väljapoole Eesti Vabariigi piire. Seda siis olukorras, kus Eestis nende teenuste nende andmekogude infosüsteemide pakkumine ei ole kas võimalik või mõistlik enam. Ja siin on oluline nüanss veel juures veel, et ka seal hulgas siis ka võime neid teenuseid välismaalt või Eestist kasutada. Aga see tähendab, et meil peab säilima selline IT-võimekus, et me ei koli üle paberi ja pliiatsi peale. Seda täna enam teha ei saa. On see kindel, et me ei satu sellisesse olukorda? Kindel ei ole mitte miski. Kindel ei ole miski, aga tegelikult see paber-pliiatsi protsess peab igas äriteenuses endiselt tegelikult olemas olema. Ja tegelikult neid näiteid, kus paber-pliiatsi protsessile minnakse IT-teenuse mitte toimimisel, on reaalselt ka olemas piiripunktides. Aga jah, me räägime seal olukordades, mis kestavad tundides, võib-olla päeva. Kogu selle hukukindluse vaates me räägime ikkagi olukordades, mis võivad kesta päevi, nädalaid, võib-olla ka aastaid. Ukraina näide. Kuidas asutuste kontekstis mõõta seda hukukindlust? Mis seda näitab? Teenuse taastevõime kiirus. Väga lihtne. Et sa oled lubanud oma kliendile mingisuguse teenuse SLA välja ja sa pead suutma seda pidada. See tulebki tõmmata hästi lihtsaks. Teistmoodi ei ole mõõta. Sa vaatad seda alati lõpptarbija vaatenurgast. Kuidas seda täna siis tagatakse? On see mõõdetav ühik hea või halb? No seda tuleks tagada läbi süstemaatiliste taastetestide, mis peaks olema iga IT-organisatsiooni üks naturaalne osa igapäevaelust. Ja teine asi on see, et kui mingi märksõna juurde lisada, siis ilma automaatikata tänases keerulises maailmas enam hakkama ei saa.
Ehk siis need, kes täna on teinud veel käsitööd, siis on üsna tagumine aeg hakata mõtlema sellele, kuidas seda käsitööd vahetada välja automaatika vastu. Ja, Raivo. Ma tooks kõrvale lisaks selle taastamise kiirusele ka veel muutuste läbiviimise kiiruse, et situatsioon, elu paraku pidevalt muutub, meile tulevad uued ohud, me peame nendele suutma kiiresti reageerida. Erik? Jah, ma sekundeeriks samamoodi Tarmole, et SLA on kõige alus, aga selle SLA puude taga peab olema ka mets, mis sisulises mõttes siis tähendab seda, et selle SLA toimimine peab olema regulaarselt läbi testitud, protsessid paigas, inimesed peavad teadma, mida nad tegema ja peab olema valmis ka selleks, et need inimesed, kes täna on protsessi määratud, ei tarvitse selles kriisi hetkes olemas olla, neid protsessi peavad suutma käituda täiesti mingid teised inimesed asutusest, võib-olla isegi halvemal juhul väljapoolt asutust. No RIA aastaraportid on näidanud ka, et rünnakute arvud kasvavad, et kas meie valmisolek kasvab selles samas tempos, et kas me suudame piisavalt panna seda nagu valmisolekut sinna ka? Tahaks õudselt öelda seda, et meie võib-olla võimekus vabastada ennast tegevustest, mida me võib-olla ei peaks igas asutuses täna enam tegema, võiks olla kiirem. Ehk siis me peame suutma kiiremini vabastada ressursse selleks, et nende uute ohuvektoritega paremini toime tulla. Mis see tähendab? Me peame mingeid muid teenuseid lõpetama? See tähendab tegelikult seda, et kõiki asju ei ole vaja oma majas ise teha. Taristu poole pealt sama pilvede teema, oma maja siseselt, oma pilvetaristut, oma servertaristut pidada täna enam ei ole mõistlik, ei ole otstarbekas, ei ole vajalik. Täna RIT teeb väga head pilveteenust, me võime selle osas kriitilised olla, me peamegi olema selle osas kriitilised, aga seda kõike ise taas korrata oma majas oluliselt väiksemate ressurssidega lihtsalt ei ole mõistlik. Ja kui me paneme nüüd selle RIT-i teenuste kõrvale veel globaalselt tegijad, siis AWS-i USA pakkuja küll, aga nende küberturbeüksused on FTD arvus tuhandetes inimestes. Ma siin meie numbrid ei hakka kõrval ütlema igaks juhuks. Raivo ja Tarmo, et kas me kasvame piisavalt kiires tempos või võitleme piisavalt kiirelt nii-öelda valmistume vastuseks? Aus vastus on see, et alati oleks rohkem pikemaid pinke vaja, aga tegelikult selle võti peitub selles, et mis probleemi me tahame lahendada ja mis on meie põhieesmärk asutustena. Et seda peaks iga päev endal küsima. Et mida sa pead päriselt tegema ja mis on nagu for fun. Et kui see, mis on päriselt tuleb ära teha, on tehtud, siis võib tegeleda selle fun pardiga. Et see aitab nagu hoida fookust. Vähemalt selline on meie asutuse tunnetus. Ja me esitame endale neid küsimusi kogu aeg. Raivo? Samamoodi, et tuleb loobuda tegevustest, mida saab välja delegeerida, automatiseerida muidugi. No vastutusest ka, et kas meie IT-juhtimine riigi tasandil ei ole liiga killustatud, et see vastutus on kohati segani, kes millega tegeleb ja nii edasi? Kuidas kommenteerite? Tarmo, palun, juba oli valmis kohe. See on niisugune kahetine, et võib alati tekkida tunne, et kui me nagu teeme seda ühe niisuguse käsuahela pealt, siis töötab kogu asi perfektselt, aga siis see ahel läheb teistpidi jube pikaks. Ja elu on näidanud seda, et pigem on nagu mõistlik hoida äri ja toetavat IT-d võimalikult lähestikku selleks, et nad saaksid olla operatiivsed. Ja kuidas seda kombinatsiooni või seda tasakaalupunkti nagu täpselt nagu paika ajada, kui mul oleks vastus, siis ma ilmselt sõidaks Porschega. Täna mul ei ole seda vastust. Ja Erik? Kindlasti see, mis on ärispetsiifiline ja eeldab ärispetsiifilist IT-know-how'd peaks olema ärile võimalikult lähedal. Kõik see, mis on korduv kõikides valitsemisalades, kõikides majades, tuleks standardiseerida ja tuleks võimalikult palju keskelt pakkuda. Jah, see alati tähendab seda, et see kõigi jaoks sobiv teenus võib-olla on teatud mööndustega, aga me peame arvestama sellega, et riik on väike, raha on vähe, inimesi on vähe. Me peamegi asju suutma teha targemalt ja efektiivsemalt. Ja Raivo? Me peame olema rohkem standardiseerima asju, tegema asju targemalt.
Kuidas vältida sellist näpuga näitamist ka, et kui ikkagi see vastutus on natuke killustatud, et ma ei tea, RIA süüdistab Kemitit või ministeerium süüdistab arendajat või et keegi nagu tegelikult, kõik tõstavad käed üles, see ei ole minu rida. No me peame rohkem suhtlema, et päris palju siin eeldame, et teised teevad, et kui me oma teenused paneme näiteks riigipilve ja me eeldame, et riigipilv selle tagab, siis me juba oleme ebaõnnestunud. Ma ei tea, ma julgeks öelda, et selliste situatsioonide taga on see klassikalised juhtimisprobleemid, et rollid, vastutused, kas on selged, ei ole selged. Ärme eelda, eeldused on alati eksitused, et rollid, vastutused paika. Ja, Tarvo, tahtsid täiendada? Võib-olla see, et me oleme täna nagu asutustena saanud piisavalt suureks ja seesama nagu ressursi versus nagu kohustuste koorem on kõigil vaja ära lahendada. Ja selle käigus võib-olla tekib tahtmatult see tunne, et viskaks need ülearused pontud üle aia nagu kellegi teise hoovi. Aga reaalsus on see, et ega need pontud kuskil ära ei kao, et siis tulebki nende pontudega tegeleda niipidi, et missugused on vajalikud ja missugused mitte. Et võib-olla see oleks niisugune hästi lihtne vaatepunkt sellele asjale. Tuleta meelde, et saate esitada siis küsimusi ka ja ma neid jooksvalt siin katsun vahele ka võtta ja praegu üks küsimus haagib selle esimese plokiga, mida me siin juba lahkame, et kuidas otsustatakse, et mis teenused peavad olema hukukindlad ja millised mitte, et kuidas seda klassifikatsiooni tehakse, kes teeb vahet ja kes otsustab? Ja see protseduur, kuidas me seda nüüd tänaseks peaaegu aasta tagasi alustasime, oli siis see, et me võtsime aluseks riigikaitseülesanded. Riigikaitseülesanded on, kuidas öelda, riigikaitse vaates siis A ja O. Kahjuks täna nad ei ole kuidagi omavahel ära suhestatud või edetabelisse seatud. Ja mida me siis palusime teha, oli see, et valitsemisaladel ministeeriumite kaudu palusime siis ära kaardistada need infosüsteemid andmekogud, mis siis on vajalikud nende riigikaitseülesannete täitmiseks. Otse loomulikult algus oli üpris selline kirju. Kõik tahavad olla hukukindlad? Eks kindlasti nähti ka võimalust, et nüüd on võimalust raha saada, aga selle me tapsime kohe ära, et raha ei ole, raha ei tule. Et tuleb ise teha. Ma julgeks öelda, et me oleme jõudnud selles nimekirjas ikkagi nüüd mingisugusesse kvaliteetsesse vormi. Hetkel analüüsime ristsõltuvusi, eks et ristsõltuvustest tuleb välja ka tõest mingi järgmine tõde. Kindlasti sealt nimekirjast on täna puudu asju, kellest väga sõltutakse, mis võivad olla väga fundamentaalselt olulised. Ja kindlasti on endiselt nimekirjas asju, mis võib-olla ei peaks seal nimekirjas olema. Aga see, mis see raskus on see, et võib-olla valitsemisalad tihtipeale ei suuda ette kujutada seda, et mis süsteeme näiteks sõjaolukorras üldse vaja võib minna. Ja arvestada veel sellega, et väga paljud infosüsteemid võivad võtta näiteks sõjaolukorras täiesti teise kuju. See on Ukraina näide, et mõni infosüsteem hakkab pakkuma üldse mingit muud teenust. Läbi selle, et on skaleeritav. Ja kas nende prioriteetide seadmisel, siin on üks jätku küsimus, et kas kui kriitilise teenuse kliendiks on korraga mitu asutust, et kuidas siis valitakse selline prioriteetsus, et keda eelistada? Infosüsteemil andmekogul peab olema ikkagi üks omanik. Et omaniku poolt peab lõppkokkuvõttes see tulema. Kui võib-olla mingi üks soovitus vastus anda juurde, siis tegelikult asutuse enda vaatenurgast on tegelikult alustuseks hästi hea küsida küsimust, kes sõltuvad minu pakutud teenustest ja kas see sõltuvus näeb välja niimoodi, et kas inimestel hakkab tervis halvenema, varaline seis halvenema või igapäevane toimimine halvenema. Et need aitavad nagu raalida välja asutuse enda vaatenurgast võimalikke kandidaate. Kõik minu asjad on hästi olulised. Seda tunneme me alati ju kõik absoluutselt, et see on meie asi on kõige tähtsam. Aga AI-st, tehisarust tuleb ka rääkida sellest, et kas ta on abiline või oht ja selle kohta on tegelikult siin juba sissejuhatavalt üks hea küsimus tulnud, et kuidas on tänane hukukindel digiriik valmis AI võimestatud küberpättideks? Kurjategijad on alati meist vähemalt 1-2 sammu ees. Küsimus on see, kui kiiresti jõuame meie siis
AI-d rakendada nende rünnete tõrjumiseks, haavatavuste leidmiseks, haavatavuste likvideerimiseks, aga me peame arvestama jah, et printsiibis kurjategijad on alati ees. Aga kuidas me loome, Raivo, näiteks? Kuidas me oleme valmis, kuidas me AI-d kasutame enda kasuks? AI lisab elule kiirust, et kas oleme meie kiiremad või on meie vastased kiiremad, et vastavalt sellele kujuneb see situatsioon lõpuks. Et kindlasti me peame seda AI-d järjest rohkem jõustama, võimestama. Aga see AI peab olema heas mõttes ka nagu meie piirivalvur seal piiril ja turvama meid. Muidugi. Reaalsus on see, et täna me jookseme ajaga võidu ja tegelikult me peame hoidma nagu mõttes seda asja, et me ei saa minna koopainimese kombel kivikirvega võitlema Tomahawki rakettidega. Me peame sarnased vahendid võtma kasutusele, mis tähendab seda, et ka kaitsemehaanikas tuleb rakendada täpselt samamoodi AI võimekaid tööriistu. Ja kui meil on vaja nagu esitada küsimus, et kas me oleme lõpuni kõik võimalike seadusandlike aktidega kompatiiblid või me tegelikult tahame ennast kaitsta, siis tuleb teha valik. Et see on lihtsalt tänane olukord ja ilmselt meedias müütosest on kõik kuulnud vähemal või rohkemal määral ja selle eeldatavast võimekusest, mis tähendab seda, et meil tegelikult küberhügieeni baasasjad on ikkagi jätkuvalt hästi olulised. Patchi jälgimisseisundisse süsteem on rakenda täiesti elementaarseid kaitsemeetmeid, mitmeastmeline autentimine, et need ei ole mitte kuskile kadunud. Nendel tuleb lihtsalt väga palju rohkem tähelepanu pöörata ja olla võimeline väga palju kiiremini reageerima. Erik? Jah, ma nüüd Tarmo jutule pikenduseks, et kui varasemalt on aastaid räägitud seda, et ajaühik muutub väiksemaks. Et kui varem räägiti, et pätsid ära kuude jooksul, nädalate jooksul on hästi, siis täna me peame pätsima halvemal juhul päevade jooksul, paremal juhul tundide jooksul. Et aega ei ole ja see ei ole nali enam. Ma korra tuletan meelde veel kord, et saate küsimusi esitada ja siin on neid esitatud ka. Võtan siit sellise küsimuse, mida tähendab digiriigi hukukindlus tavakodaniku jaoks? Et me natuke läheme küll võib-olla seda defineerimise juurde tagasi, aga ikkagi, et kui sõda hakkab, siis kas e-maksuametis, terviseportaalis, Eesti EES saab edasi tegutseda ja kasutada või pigem mitte? See on eesmärk, jah. Et riik toimiks või ühiskond saaks toimida võimalikult kaua tavapärasel moel edasi. See on ka laiapindse riigikaitse üks põhimõtteid ja seda siis sõltumata sellest, kas sina kodanikuna või residendina sel hetkel asud Eestis või asud üldse välismaal. Et maksude laekumine on kindlasti oluline ja ka see, et sinu terviseandmed oleksid õigel ajal kättesaadavad, kui sina abi vajad. Aga ma tulen natukene selle AI teema juurde tagasi, et kas see tehisaru rakendamine riigisektoris on ja siis ka selle nagu hukukindluse tagamisel, et ikkagi, et aru saada, kus me sellega oleme, et kui, ma saan aru, sammu oleme maas, aga kus me päriselt nagu oleme, et kes suudab nagu ära seletada selle? Et pole mõtet jah, nagu võidelda valede vahenditega, aga kus me siis praegu oleme? Ma teeks otsa lahti sellega, et kindlasti küberturbe tagamisel, rünnete tõrjumisel AI täna kasutusel tuleb veel rohkem kasutada. Teine koht, kus et praegu on ikkagi liiga vähe? Kunagi ei ole liiga palju või kunagi ei ole piisavalt. Et turvalisuse tagamise vaates ei ole kunagi nagu, ei saa öelda, et ma olen turvaline. Ma saan olla turvalisem pidevalt. Teine koht, kus me näeme üüratud potentsiaali ja kus on päriselt võimalik väga kiiresti saada võita, on tegelikult siis AI vahendite kasutusele võtt tarkvaraarenduses ja läbi selle siis vähendada seda meie taakvara ja moderniseerida infosüsteeme, muuta need pilvekõlbulikumaks ja siis sealt tulevad omaette juba kõik järgmised sellised väärtused omakorda otsa nagu. Ma teen niisuguse tänamatu ennustuse, et tõenäoliselt täna aasta pärast keegi enam käsitsi koodi ei kirjuta. On väike. See on minu väide. Ja põhjus on hästi lihtne, inimene teeb vigu, masin ei tee vigu. Aga küll aga masin võimendab inimese tehtavat, ehk siis häid ja halbu asju. Et see on kindlasti üks suund ja riigisektoris me tarkvara tellides, arendades, testides, seetõttu me peame võimalikult kiiresti võtma kasutusele tänapäevased töövahendid, et me ei saa enam tegeleda
manuaalse koodi ülevaatusega, manuaalsete testidega. See on eilne päev. Et riigiasutus ei vaja ka koodikirjutajat täna? Sellisel kujul, nagu ta seni on olnud? Sellisel kujul, nagu me oleme seda harjunud nägema, neid ei ole enam vaja. Tsiteerin siin ühte oma kaaskolleegi, et meil on valida, kas me hakkame agendikarjusteks või kitsekarjusteks. Ma eelistan esimest. Raivo, soovite täiendada? Jah, jääb nõustuda, ei olegi midagi täiendada. Aga ka see AI, muus elus tundub, et ta teeb inimesi ka väga mugavaks. Ma ei tea, ka selle hukukindluse tagamisel samamoodi, et see teeb meid mugavaks. Kood on kirjutatud, turvalisus justkui on olemas, ma ei tea. Ma arvan, et tegelikult kui me kerime selle asja nagu korraks nagu sammu tagasi, et kuidas me igapäevaselt kasutame näiteks ChatGPT-d või mingeid muid asju, et kui ta on sul oraakel ehk siis õigete vastuste masin, siis sa ilmselgelt kasutad seda valesti. Ta peab olema sul sparringupartner, sinu kaasteeline, siis sa oled õigel teel. Ja täpselt samamoodi, kui me tarkvaraarenduses kasutame AI võimestatud vahendeid, siis tegelikult ikkagi see, mida sina tahad selle teenuse omanikuna saada, seda sa pead suutma väljendada. Ja ega täna see väljendusoskus on see, mis vajab kindlasti lihvimist mitte ainult riigis, vaid ka igal pool mujal, on see, et kuidas öelda masinale arusaadavalt, mida sa tegelikult tahad saada. Siis me lihtsalt jõuame tsükli mõttes tagasi sinna, kus me olime kuskil 90ndate alguses, kus jube tähtis roll oli arhitektidel ja analüütikutel, kes aitasid mõtestada ärisoove ja valada see käsitsi koodi. Täna me lihtsalt valame selle ärisoovi masinale promptiga ette. Et see on minu seisukoht selle koha pealt. Kas Eesti IT-maailmas siis on see sparringupartner, mitte ei ole... Nii nagu mina näen seda, siis me ikkagi mõtleme sellest kui sparringu partnerist, mitte siis õigete vastuste masinast. Ja see peaks olema läbiv suund. Täna IT-majade peaarhitektid, ma julgeks öelda, et on väga kirglikult armunud AI vahenditesse, neid väga testitakse, aga kindlasti väga pikk tee ka minna. Et seda armumist on nagu väga hea ja tore näha. No rahas ka, raha versus turvalisus, et praegu on ju igal pool kärped, et kas me seda turvalisust siis oleme ka sunnitud kärpima, et kuidas selgitada, et on vaja raha asjadele, mida loodetavasti mitte kunagi tarvis ei lähe. Ma ei tea, kellelt. Raivo? Ma arvan, et turvalisuse arvelt nagu väga kärpida ei saa, et pigem on see, et jätame mingid siis uued asjad tegemata. Ehk siis valid, mida sa teed. Ja prioriteedid. Ja vastates tsitaadiga, tahad rahu valmista sõjaks. Aga kas saadakse aru, et sellest IT-maailmas käib see samamoodi? Et selles mõttes on hästi, jah? Ma usun, et see arusaamine on olemas. Teeme rohkem keskselt, ärme dubleeri nii palju tegevusi. Ja ma arvan, et me saame seda küberturvalisust üleüldises vaates teha ka vähemalt sama kulubaasiga edasi, nagu meil praegu on. Et ma arvan, et ka see on päris hea saavutus juba. Võib-olla kui tarkvaraarenduse trende vaadata, siis tasub nagu, vähemalt mina proovin enda kuklas hoida seda, et kui me üritame mingit probleemi lahendada, siis prooviks seda minna iteratiivselt, seda lahendamise teed ja mitte proovida ideaalset õhulossi valmis ehitada, vaid konkreetne lahendus, mis oleks nagu jätkusuutlik. Ehk siis tee vähemaga, tee paremini. Aga ikkagi, kuidas müüa maha ka see lähenemine, et me ei tee enam uusi asju või teeme vähem uusi asju, uut e-teenust, aga sest, et meil on vaja vana süsteemi, ma ei tea, turvalisust lappida või hoida? Pigem vastaks sellele niimoodi, et sa tõenäoliselt ei suuda uute asjade tegemisest loobuda, aga sa saad valida, kui poleeritult sa neid ja kui suurejooneliselt sa neid teed. Et tee ära see, mis on tegelikult vaja teha ja ülearune vaht jätta kõrvale. Me näeme struktuurfondide vahendite taotluste juures ka seda, et tihti peale, kui me vaatame nende taotlustele otsa, siis mõne taotluse maht rekordiliselt on vähenenud 20 korda, kui hakata küsima, mis on MVP ja mis see päriselt, mis see kriitiline tükk on, mida sa pead ära tegema ja on olnud näited, kus eelarve vajadus on 20 korda väiksemaks kujunenud. Et
see ongi pidev valikute tegemine ja raskete valikute tegemine ka. Ja kuna meie aeg on armutu ja küsimusi on jällegi laekunud palju, et siis ma hakkan neid otsast siit natukene veel võtma ka. Üks küsimus, mida on nii palju laikitud, et ma proovisin seda küll vältida, kartes, et Tarmo meenutused saavad olema pikad, aga küsimus Tarmole, kas midagi on 2026. aastal veel ka ID-kaardi kriisist õppida? No selle hukukindluse kontekstis siis ma eeldan, on see küsimus mõeldud ikkagi. Aga... Ma proovin hästi lühidalt vastata. ID-kaardi kriisil me nägime seda, kui me olime seal, siis meil oli üks oluline punkt oli olemas. Meil oli tegelikult prototüübina valmis ehitatud ID-kaartide uuendamislahendus. Ehk siis need on nagu võib-olla, see on hea õppekoht on see, et ole valmis kiireteks muutusteks. Ja me nägime lihtsalt tol hetkel paar aastat varem ette, et meil võib seda maja minna. Ja see oli meil selleks ajaks olemas, me ei pidanud hakkama seda leiutama. Meil oli vaja seda rakendada. Jah, palun. Minu eilne tööpäev lõppes ühel koosolekul, kus arutati ID-kaardiga seotud ühte tehnilist nüanssi, mis tegelikult on otsene järelm sellest kunagisest kriisist. Väga hea, et me õpime olnust. Nii, siin on, ma olen samas olukorras, kus Kristjan oli esimeses sessioonis, et terminid, mida mina ei valda, aga loodetavasti teie küll. Mis mõtted on postkvant krüptograafia teemal, et see ilmselt peaks olema ka hukukindluse eesmärk? Võite mulle tõlkida ka korraks igaks üks, mida ma rääkisin just. Ta on vaieldamatult meie tuleviku osa, ja kui vaadata seda, kuhu täna globaalsed tegijad on läinud, siis Microsoft näiteks on endal seadnud eesmärgiks 2030 oma teenused muuta postkvant kindlaks. Vaatame samamoodi riigis, koostamisel on postkvant krüptograafia teekaart, iga-aastaselt tehakse krüptoanalüüsi ja siit Tarmo kindlasti oskab veel olulisi arenguid juurde. Lihtsalt väikene uudisenupp, et juba umbes nädalapäevad peaks olema väljas uus Ubuntu operatsioonisüsteem, mis toetab postkvantkindlaid krüptoprimitiive. Et võib-olla oleks aeg uuendada. Tehke update'id ära jälle. See on see vana jutt. No, kui me oleme täna AI teemadel sammu maas, siis milline võiks olla üks reaalne tegevus, et järgi astuda? Ma ei tea, Raivo äkki pakub konkreetse lahenduse ja siis kõik teised ka. Sükest ühte võluvitsa on nagu väga raske pakkuda, aga kindlasti on koolitused, harimine. Et me peame ise olema targemad, suutma ajaga kaasa minna. Tarmo? Mina alustaks sellest, et tegelikult kogu nagu IT-üksuste poole peal ma julgustaks katsetamist. Ja katsetada seda arendustestkeskkondades, proovida aru saada, kus kohta see tehisintellekti abiline sobib. Kindlasti ta sobib kõikidesse arendusvahenditesse täna ja kui on valida, kas treida koodi juppi käsitsi või võtta selleks oma masinast abiline, siis ma eelistaksin viimast. See annab kiirusele meeletult juurde ja õppida just esitama küsimusi läbi selle, et mida sa tegelikult tahad lahendada. Et see on nagu minu meelest on baasoskus, et väljenda ennast. Ja seda saab teha ainult läbi harjutamise, läbi katsetamise. Et seal teed 5 päeva koolitust ära, see ei tee sind AI spetsialistiks. Siis sa saad ainult nööri otsa kätte. Erik. Kolleegid ütlesid selle fundamentaalse osa kõik ära. Ma näen kõige suuremat potentsiaali tegelikult ikkagi jällegi tarkvaraarenduses. Ja kui me suudame AI kasutusele võttu tarkvaraarenduses teha võimalikult kiiresti, võimalikult hästi, siis väga paljud need digiriigi probleemid lahenevad ära juba iseenesest. Ja no päris lõpetuseks, selle paneeli lõpetuseks siis hukukindluse teemal, et no konkreetselt, et mis on üks asi, mis teil täna öösel, ma ei tea, und ei lase tulla, et mida me peaksime kohe esimese asjana selle hukukindluse vaates ära lahendama või muutma? Erik, palun. Meil on mõned registrid, mis on juba 20 aastat taakvara ja kui me neid kiirelt korda ei tee, siis on kehvasti. Raivo? Samamoodi peame leidma need prioriteetsed asjad, millega tegeleda ja need korda tegema kiirelt. Tarmo?
riigivõrgu perimeetris tuleb rakendada AI vahendeid senisest enam. Ja that's about it. Ja SPOM oleks teine märksõna, et kes teab, see teab ja kes ei tea, läheb loeb. Suurepärane. Suur aitäh panelistidele, suur aitäh teile, et te küsisite. Nad on teeninud ära kindlasti ühe suure aplausi.